Vabadussõjale järgnenud aastad olid Eesti elus suuresti muutust toovad. Need olid ühe vast vabanenud noore rahva poliitilise kujunemise ja maailmavaate kooliks. Vabadussõjalaste tekkimise ja nende tõusutee tegid võimalikuks kaks asjaolu. Suur ülemaailmne majanduskriis, aga ka nii-öelda põhiseaduskriis Eesti Vabariigis. Ja loomulikult kümnete ja kümnete tuhandete vabadussõjast osa võtnud meeste olemasolu. Olgu siinkohal öeldud, et oma saadete jooksul suudame me vaid põgusalt rääkida vabadussõjalaste liikumisest ja võtmeisikutest, kes sellega seotud olid. Teema ise on loomulikult ammendamatu ja kõlab kuidagi väga kaasaegselt. Me püüame mõista vabadussõjalasi ja nende püüdlusi. Me püüame mõista ka seda, miks erakonnad olid vabadussõjalaste vastu kuni erakorralise olukorra kehtestamiseni. Me püüame mõista neid inimesi, kes pooldasid vabadussõjalasi, kui ka neid, kes olid nende vastu. Mõista, see tähendab ühtlasi ka andestada. Teeme lühikese ülevaate sellest, mis meid järgneva 8 saate jooksul ees ootab. Kuidas iseloomustada vabadussõjalust ja nende epohhi üldse? No see vastus ei ole ühelauseline. Esiteks muidugi tuleb seda vabadussõjalaste perioodi organisatsiooni tekkimisest kuni selle likvideerimisena jagada päris mitmesse ossa. Alguses, esimeses etapis olid nad kindlasti need, kes seisid oma eesõiguste eest. Tahtsid jutuks olnud näiteks maa küsimused, talud, igasugused muud, mis seostusid nende kui vabadussõjas osalenud ja Eesti riigi iseseisvuse eest võidelnud inimeste õigustega. 1929. alguse saanud suur ülemaailmne depressioon jõudis ka Eestisse. Majanduskriis Eestis, nagu ka mujal, oli täielik. Seda ei saa ligilähedaltki võrrelda olukorraga, mis meil tuli läbi elada käesoleva sajandi alguses. Hinnalangus pitsitas põllumajandust, tööstust, kaubandust ning lisaks erasektorile survestas ka riigisektorit. Kriisiaastail vähenes toodangu koguväärtus põllumajanduses 45% ja tööstuses 20%. Ekspordi järsk pidurdumine mõjutas negatiivselt Eesti väliskaubandust ning üleilmsed finantsvapustused tabasid raskelt ka riigi rahandust. Kiiresti langes elukvaliteet, vähenesid sissetulekud, plahvatuslikult kasvas tööpuudus. See lühike ülevaade ja need külmad arvud, aga vaevalt suudavad enam elavaks teha seda inimlikku häda, mida majanduskriis endaga kaasa tõi. Meeleheide, masendus ja viha, aga ka parema homse lootus täitis inimeste hinge. Rahvas süüdistas kõigis hädades iseenesestki mõista poliitikuid, erakondi, parlamenti ja valitsust. Süüdistustest haarasid kinni ka poliitikud ise, asudes mustama oma poliitilisi vastaseid. Tuleb tuttav ette. See kõik muutis sisepoliitilise olukorra ebastabiilseks. Stabiilsust püüti suurendada erakondade arvu vähendamisega, kuid kriisioludes ühendatud parteid ei pidanud ajaproovile vastu ja parlamendi killustatus kogunis suurenes. Iga riigi majandus reageerib väga tundlikult poliitilistele tungidele ja muudatustele, mis omakorda tekitab rahvale kindlusetuse tunde ja hakatakse nõudma stabiilsemat riigivõimu ja erakondade võimu piiramist. Sellises olukorras tekkis rahva seas soov ja vajadus kindlakäelise riigimehe järele, kes lõpetaks poliitikute omavahelise kemplemise ja lööks kõva käega korra majja ja taastaks majanduskriisile eelnenud elatustaseme. Vabadussõjalaste liikumine oleks domineerinud Eesti ühiskonnas ka palju vähem soodsates tingimustes. Fantaseerigem nüüd veidi ja kujutagem endale ette olukorda täna, kui tekiks üks uus erakond, kuhu kuulub tuhandeid ja tuhandeid sõjas osalenud mehi.
ei, see on hoopis midagi muud kui korpuse poisid või Waffen-SS, sellepärast et need mehed kandsid hoopis teistsugust mundrit, meie enda, Eesti mundrit, ja paljud neist olid vabadussõjas välja võidelnud musta vabadusristi. Seda anti ainult isikliku vapruse eest lahingutes. Ma ei tea, kuidas teised, aga mina võib-olla küll ei julgekski kandideerida. Ometigi, ka täna Putin koputab ukse peale ja me peame ise hakkama saama. Hoidkem siis kõrgel vabadussõjalaste mälestust, nende aateid ja mõelgem selle peale, et mitte iialgi ei maksa alavääristada ega alahinnata oma vastast, ükskõik, kes ta ka ei oleks. Vabadussõjast tulnud noored lõid uue vaimsuse, mis polnud rõhutatult akadeemiline, kuna selle juured peituvad võidetud sõja kaasa teinud meeste iseteadlikkuses. Ka musta vabadusristi kavaler Artur Sirk kuulus sellesse generatsiooni. See oli uus generatsioon, kes varustatud rahvusliku uhkusega. Nad ei tundnud austust nõndanimetatud Suure Venemaa vastu ega huvitanud neid nõndanimetatud Vene hing ega nende klassikaline ballett. Neil oli usk oma rahvusse. Isikud, kes vabadussõjast olid osa võtnud, nägid iseseisvuse ja vabaduse raiskuminekut ja tundsid end kohustatuna selle kaitseks välja astuda. See rahulolematus ja protest ei leidnud aga mingit vastukaja valitsusaparaadi juures. Oli ilmne, et ilma organiseerimata jääb see kõik vaid hüüdja hääleks kõrbes. Seda vastupanu liikumist võib võrrelda veduriga, mis seisis täie auru all. Puudus ainult mees, kes käepideme alla vajutaks, et panna see vedur liikuma. See mees ilmus. Selleks oli Vabadusristi kavaler ja advokaat Artur Sirk. Keskmist kasvu, laiaõlgne ja äärmiselt teravate silmadega noormees sündis 26. septembril aastal 1900 Järvamaal Pruuna vallas. Haridusteed alustas ta Pruuna algkoolis. Aastal 1918 kolis aga Artur Sirk Tallinnasse siia Kesk-Kalamaja tänavale. Keskhariduse omandas Artur Sirk aga juba Tallinna Peetri reaalkoolis, praeguses Tallinna reaalkoolis, mille lõpetas aastal 1919. 1918. aastast alates kuulus Sirk vabatahtliku õppursõdurina Tallinna kooliõpilaste roodu, kus ta 25. detsembril 1918 siirdus laiarööpmelisele soomusrongile number 2, kuuludes dessantroodu koosseisu. Tapa vallutamisest kuni Tartu vallutamiseni 14. jaanuaril 1919 oli Sirk soomusrongi luurerühmas. Aprillis 1919 saadeti Sirk äsja avatud sõjakooli jalaväeklassi Tallinnas, mille lõpetamisel ülendati ta lipnikuks ja määrati 3. jalaväepolku 6. roodurühma ülemaks. Ta sai vahvuse eest musta vabadusristi. Eesti Kaitsevägi teatavasti kasvatab mitte klassi, vaid rahvusteadvust. Ja nii nagu paljudel teistel tema kaasaegsetel polnud ka Sirgul puudu ei patriotismist ega rahvuslikust iseteadvusest. Siin oli kõik mustvalgelt selge. Puudu oli ainult haridusest ja Sirgul jätkus nutikust ja tahet astuda Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, mille ta 1926. aastal cum laude lõpetas. Õpingute kõrvalt peale aastast erusolekut astus ta 1922. aastal uuesti sõjaväkke, 2. jalaväe rügemendi koosseisu Tartus. Sirgu tegevust või Sirku kui inimest iseloomustada on ju väga raske selles mõttes, et neid pealtnägijaid ja tema tundjaid justkui on, kõik on justkui midagi kirjutanud ka, aga igaüks oma mätta otsast, igaüks jõuab täiesti erinevatele tulemustele, et klassikaline näide võiks olla siin ju Ilmar Raamoti
memuaarid. Et Ilmar Raamot oli ju Artur Sirgu klassivend reaalkoolis, oli tema sõjakaaslane soomusrongil, tundis teda hiljem juba siis poliitilise tegevuse päevil veel siis, kui Sirk kuulus asunike koondisse ja loomulikult siis ka hiljem, kui Sirk juba vabadussõjalasi juhtis. Ja kui lugeda neid samu Raamoti mälestusi, siis sealt tuleb ka nagu välja, et Sirk oli kaks täiesti erinevat inimest. Et üks oli selline vaikne, tagasihoidlik, nohik on võib-olla palju öeldud, aga ikkagi selline korralik õpilane, selline korralik käsutäitja ka vabadussõja ajal, või kui lugeda kas või ka tema otseste ülemuste atestatsioone Sirgu kohta sõjaväeteenistuse päevil, et kõik on nagu positiivne, et tal on olemas initsiatiiv, ta on väga käsutäitlik, kuulekas, ta saab läbi hästi rahvaväelastega, aga kõikidest nendest dokumentidest ja mälestustes ei paista välja justkui mingisugust sellist sündinud rahvajuhti, kelleks ta ometigi sai. Millal ja kuidas see murrang temast toimus, see on jäänudki arusaamatuks. Väljavõtte Artur Sirgu kohta kapten Bernhard Kolki mälestuskirjutisest 7. aprillil 1957. Sirk läks sageli koos sõduritega linna. Kohtas ta neid linnas, siis käsi pihku. Jagas nende muresid ja rõõme. Teda armastati ja austati. Tal olid ainult teistsugused ülesanded ja seega ka erinevad õlakud kui teistel kompanii sõduritel. Tema mõiste järgi Eesti rahvavägi pole välisdistsipliini ees värisev, kuulekas, kohusetundetu palgasõdurite kari, vaid sisemise veendega teadlikud Eesti rahvapojad. Pärast kaitseväest lahkumist kohtame Sirku advokatuuris Tallinnas, kus tema patrooniks oli vandeadvokaat Theodor Rõuk. Sirgu silme ette kerkis meie rahva hiigeljõud, mis võitis Vene kommunistlikud väed ja Landesveeri rauddiviisi. See hiigeljõud oli valgunud laiali. Sirk kasus selle jõu koondamisele. Artur Sirk tõusis vaieldamatult vapside vaimseks juhiks, keda kõik respekteerisid. Inimesed loovad sageli sõpruskondi, kus nendel üheskoos on huvitav viibida. Vabadussõjast osa võtnud mehed moodustasid Eesti erinevates paikades mitmesuguseid vabadussõjalaste organisatsioone kuni 2. juulil 1929. aastal moodustasid Tallinna, Haapsalu ja Tapa vabadussõjalaste organisatsioonid Vabadussõjalaste Keskliidu, mille esimene peakorter asus siin, Merepuiesteel. Vabadussõjast osa võtnud meeste koondumine oli toimunud juba pikema aja jooksul. See oli sündinud vaikselt ja tähelepandamatult ning piirdus ainult organisatsiooni enda loomisega, millega taheti esmajärjekorras elustada endiste sõjameeste kokkukuuluvustunnet ja omavahelist sidet. Alles selle järel, kui Eesti poliitiline elu oli kogemusteta katsetamise tõttu ummikusse jooksmas ja majanduskriis ja surutis riigile oma tõsise ohu pitsati vajutas, hakkas varem organiseerunud vabadussõjalaste ühingutes kerkima arutusi nende küsimuste üle. Samas peeti igati loomulikuks, et Eestile tegelikult vabaduse kätte võidelnud meestel peaks olema täielik õigus kaasa rääkida Eesti saatuse edaspidisel kujundamisel. Tagalapoliitikud arvasid aga, et sõjamees on sobilik vaid rindele ja vaenlase tule ette saatmiseks. Kui maa on vabaks võideldud, võtavad asja üle kutselised poliitikud. Tegelikult olid ühiskonnas juba hakanud levima aga ka tänapäevased arusaamised, et ka tegelikul jahimehel on õigus jahisaagist osa saada. Nii arvasid ka vabadussõjalased. Vabadussõjalasi ühendanud ühingutes hakkasid aina enam esile kerkima mõttevahetused teemal, et Eesti elu kulgeb lubamatus suunas.
Energilised ja tugeva algatusvõimega mehed vabadussõjalaste ridadest võtsid vastava algatuse kandmise ja juhtimise oma ülesandeks. Ja nii loomulikul teel, ilma mingi võitluse iseloomu kandva aktita hakkasid nad riigi poliitikas esinevate väärnähtuste vastu sõna võtma. Ta algselt ju asutati, kui Eesti demobiliseeritud sõdurite liiduna asutati üldse. Ja alles hiljem siis 29. aastal ta muutus poliitiliseks organisatsiooniks. Eesti Vabadussõjalaste liidu Tallinna osakond kõigepealt, hiljem siis Haapsalu ja Tapa osakonna baasil siis Eesti Vabadussõjalaste keskliit moodustati. Aga selle nagu poliitilise osa algataja või organiseerija oli algusest peale ikkagi Artur Sirk ja 1930. aastast tegelikult sai selle esimeheks siis kindral Andres Larka. Sõjameestele on auastmed tähtsad ja Artur Sirk, kes oli augraadilt ainult leitnant, ei sobinud seetõttu sõjaveteranide juhiks. Siiski jäi Artur Sirk liidu ideeliseks juhiks kogu selle tegevuse kestel. Ühiskondlikku tegevust alustas Eesti Vabadussõjalaste keskliit isamaalise survegrupina, mille sihiks oli tugevdada riigivõimu eeskätt põhiseaduse radikaalse muutmise ja riigiõiguslike reformide läbi. Põhikirja järgi oli Eesti Vabadussõjalaste keskliidu eesmärgiks küll ainult üldrahvalikud tähised ja sedagi ainsuses. Eesmärk organiseerida vabadussõjalasi ja koondada enese ümber kõiki vabadussõjalaste organisatsioone, kes seisavad demokraatliku ja iseseisvuse alusel. Aidata süvendada ja uuendada kodanikus oma riikluse mõtet, kohuse ja rahvustunnet, alal hoida vabadussõjalastes ja levitada kodanike seas seda vaimu, mis valitses vabadussõja päevil. Õhutada vääriliselt jäädvustama Eesti rahva vabadusvõitluse ja langenud kangelaste mälestusi ning valvel seista ja kaasa aidata Eesti riigi iseseisvuse kindlustamise töös. Aadressil Pikk 42, kus tänasel päeval tegutseb restoran Köök, tegutses toona jahimeeste klubi ja just nimelt siin, selles samas majas jahimeeste klubi ruumides toimus vapside esimene kongress, kus võeti vastu 3 põhilist suunda, mille järele vapsid hakkasid tegutsema. Esiteks oli maa küsimus, teiseks töökohtade küsimus vabadussõjast osa võtnud meestele ja kolmandaks üleüldine organisatsiooni ülesehitamine. Selline jõudsalt kasvava ja aktiivselt tegutseva organisatsiooni olemasolu ei meeldinud aga toonastele erakondadele ja nii lasti valla kõik veed, et juba eos uputada tegusat liikumist. Aga kui tegutseb mingisugune jõud, siis tekib ka vastupanu ja nii saigi alguse poliitiline võitlus. Eesti Vabadussõjalaste keskliidu liikmed püüdsid oma sihte ja eesmärke saavutada tavaliste vahenditega, milleks peamiselt olid selgitustöö propaganda kõnekoosolekud. Hiljem läbi oma häälekandja võitlus ning koostöö ja läbirääkimised teiste rühmitustega. Siiski paralleelselt liidu tegevuse järsu politiseerumisega toimus veel teine, teatud välise militariseerumise protsess. See avaldus mitmel viisil, lipud, mundrid, paraadid, rivikorras rongkäigud ja nii edasi. Kindlasti ka viimane tegevus teenis omajagu alanud poliitilist võitlust, suurendades selle propaganda efekti. Kui nii võib väita. Seega poliitilist kallakut Eesti Vabadussõjalaste keskliidu tegevuses võis tajuda juba üsnagi alguses, milles ilmnes üks politiseerumise põhisuundadest, võitlus korruptsiooni, väidetud suurte väärnähtuste vastu. Vabadussõjalaste liikumine tekkis ikkagi kui endiste rindemeeste organisatsioon, veteranide organisatsioon võiks öelda, ja kusjuures ta ei olnud ju esimene omataoline, et tegelikult 1920. aastate alguses vahetult pärast vabadussõda tegutses juba selline organisatsioon nagu demobiliseeritud sõjaväelaste liit,
ja ongi ju loetud, et see vabadussõjalaste esimesed kohalikud organisatsioonid kasvasid just nimelt sellest demobiliseeritud sõjaväelaste hulgast välja. Nii et esialgu oli ta puhtakujuline veteranide organisatsioon. Nii nagu neid tekkis pärast esimest maailmasõda praktiliselt kõikides riikides, võib-olla ehk Nõukogude Venemaa välja arvatud, ja selles suhtes ei olnud Eesti mingisugune erand, aga muidugi see ei olnud veel vabadussõjalaste liikumine. Vabadussõjalaste liikumine oli ikkagi poliitiline massiliikumine, rahvaliikumine ja see kujunes alles mõni aasta hiljem ja selle kujunemise peamiseks põhjuseks oli loomulikult majanduskriis ja üldine rahulolematus Eestis valitsevate oludega. Kas see oli siiski pelgalt majanduskriis või põhjus oli hoopiski hoolimatus suhtumises meestesse, kes vabadussõjas võidu tõid? Eesrindlikumad riigid igatahes ei hüljanud peale sõda oma sõdureid. Mõnedes riikides tegeleti nendega lausa ministeeriumi tasemel. Peale esimest maailmasõda Kanada võttis osa armeekorpus esimeses maailmasõdas ja ka said ranged kaotusi ja väga palju avatuid. Ja siis loodi Department of Veterans Affairs või veteranide ministeerium. Ja selle ees oli kabineti taseme minister. Ja sellest terve see värk hakkas pihta, siis oli mitu sõjaväehaiglat olid, mis siis parandasid ja kuidas öeldakse, tohterdasid neid avatuid, said suured surnuaiad rajatud, suurem osa muidugi Belgiasse ja Prantsusmaale, sai monumente üles pandud igale poole. Ometi ei olnud selline suhtumine maailmas siiski tavaline. Pigem peale sõdasid hüljati veteranid ja ühiskonnale koormaks muutunud haavatud mehed. Ma arvan, et see on rohkem niisugune universaalne, see on enam-vähem universaalne näide, see ei ole mitte ainult Eestis, seda on ajalooliselt juhtunud mitu korda, ma võin minna tagasi Napoleoni sõdadesse, kus peale, kui sõda oli lõppenud, siis lihtsalt kuisati sõdurid tänavale. Selge see ja eks see vabadussõja liikumine oli ju ka tundsid mehed, kes olid ju reaalselt vabadussõjast verd valanud, tundsid, et neid hakatakse kõrvale suruma tegelikult poliitiliselt, et nemad, mooramees on oma töö teinud, mooramees võib minna ja kes sellega siis saab leppida, eriti kui oled just värsked nii vähem kui 10 aastat tagasi ikka reaalselt sõjas olnud, siis need ei olnud ju niisugused papispoisid ju tegelikult. Kahjuks Eesti nende eesrindlike riikide hulka ei kuulunud. Vabadussõjas võidu toonud mehed hüljati. Neile antud lubadused täideti vaid osaliselt. Majanduskriis süvendas probleeme veelgi ja nii rahulolematute hulk kasvas. Mismoodi aktiivselt lahingutes osalenud mehed asusid ülekohtu vastu võitlema, sellest räägime juba oma järgnevates saadetes.